hommikust käes on laupäev ja algab uus vlog. Tänane päev on põhiliselt seotud võistlustega. Me sõidame siis Show Hip Hopiga Happy Dancers võistlustele Pärnusse. Nii et see on meie tänane plaan. Lihtsalt võistelda ja nautida. See on minu reaalsus. She my French bitch, she giving me French kiss. Kohta, et Koit tantsukoolile emana. Well deserved. Nagu te näete, siis mul on stretching video ees. Matika on siin. See küünal ajab seda kinni, siis see on uus matika. Aga ühesõnaga, oota, ma keeran enda poole. Ma pärast jutustan siis võistlustest, aga ma ei ole siin vlogis siis veel öelnud nagu ilusti, et maikuus ma teen uue challenge'i, et koristus challenge sai läbi ja tuleb nüüd uus challenge. Ja see on siis seotud venitamisega. Et ma teen üks väljakutse, et ma iga päev venitan nagu korralikult, mitte see, et ma teen mingi 1, 2, tahan. Kas võtan video, venitan peale trenni. Peale trenne on mul olemas juba kava, aga ongi see, kui mul on vaba päev või kui ma olen praegu kodus, eks ju, et siis YouTube'is mul on erinevad ühesõnaga, et mul on erinevad videod siis valitud välja. Vot nii, et ma venitan, siis ma natuke chillin ja siis ma hiljem räägin teiega. Nii, on aeg jutustada. Krünnid on täna nagu väga naljakad. Aga kell on just saanud 12. Olen väga väsinud, aga ma jõudsin isegi venituse ära teha, nii et ma olen selles väga proud. Isegi kui on alles 3. päev, siis ma olen hoidnud oma seda väljakutset elus ja teen seda ka terve mai vältel. Aga räägime siis võistlustest. Need olid siis meie teised võistlused. Järgmine nädal on meil siis ühed võistlused veel. Aga jah, täna olid siis meil Happy Dancers ja mul on sellised kahetised tunded, ütlen teile ausalt. Muidu kõik oli väga tore, kõik sujus. Muidugi jah, hommikul jõudsime, mis oli mingi 5 tundi aega. Vaatadki tansse, natuke chillid, sellest see on fine. Meil oli natuke keerulisem olukord. Las ma seletan teile oma vaatevinklist ja siis nii, natuke draamat ka teile siia. Sest mu õpilased olid ka mingi, kuule, miks sinuga alati mingi draama on igal mingil üritusel, kontsertitel, võistlustel, et kogu aeg mingi värk on. Ja siis ma ei tea. Ja ma kusjuures mõtlesin sellele, et iga kord, kui mul hakkab trenn, siis ma nagu lähen õpilast juurde või peale trenni, ma mingi, nii, mis draamat on? Nagu mitte üldse selle mõttega, et nagu, et rääkige mulle mingit draamat, eks ju, vaid et nagu lihtsalt, nagu see minu ise öelda, et mis uudist. Ja siis ma ütlen, mis draamat on, aga nagu ma ei mõtle seda sellega, et sa pead mulle draamat hakkama rääkima. Ühesõnaga, siis võib-olla ma olen seda endale kaela tõmmanud. Ma ei tea. I'm a sweetheart, ausalt. Ja ma olen väga korralik inimene selles mõttes, et mina lähtun alati reeglitest. Nii, jätke see nüüd meelde. Nii. Kui ma meid regasin sinna üritusele, siis mul oli üks väga suur error. Ja see oli see, et mis vanuse astmes me oleme. Sellepärast, et mul käib Show Hip Hopis inimesi vanusest 13 kuni, ma ei tea, 30 midagi. Ehk siis see vanuse vahe on väga suur ja ka see nagu vahemik on väga suur, et väga raske on leida kategooriat, kuhu me sobiksime ilusti. Ja Happy Dancersil oli miski pärast pandud selline asi, et kuni 21 on siis adults ja alates siis 22. eluaastast, eks ju, vist nagu, on forever young. Mul tekib üldse küsimus, et miks on 22 nendel võistlustel forever young.
nagu ma saan aru, et sa teed 30+ on forever young. Kuigi siis see kõlab ka nagu omega, et kõik oleksid nagu 50, eks ju. Aga 22 on selline, et tänapäeval inimesed alles lähevad trennis selles vanuses, eks ju. Et mul ei olnudki midagi teha, kuna tantsuvestlust on niimoodi, seletan teile natuke. Aru saada on, et kategooriaid on väga raske valida, nagu neid vanusevahemikke. Et nii erinevad vanused on igas rühmas. Siis ongi tehtud niimoodi, näiteks kui sa oled juniorid, eks ju, siis sul võib olla maks mingi 2 vanemat. Oleneb muidugi võistlustest, aga enamasti on mingi, ma ei tea, 1-2 maks vanemat tantsijat, aga nooremaid võib olla alati. Siis samamoodi adults, eks ju. Et sul võib olla 1-2 vanemat sellest kategooriast, aga nooremaid võib alati olla rohkem. Ja see minust igal võistlustel niimoodi, et see on ju ka loogiline. Siis mul oli see mure, et mul oli vähemalt 7 inimest, kes on üle 22. Ehk siis, kui meid on 25 ja juba 7, siis ei ole see, et ma mingi pigistan silmagini, vaid see on väga suur number juba grupist. Ja mul oli ka ainuke variant lisada meid siis sinna Forever Young kategooriasse. Et nagu ma ei saa sinna midagi parata, et sellised on reeglid tehtud, eks ju. Mina järgin lihtsalt reegleid ja reeglite kohaselt ma peaksin olema Forever Youngis, sest mul on adultsi kategooriast, mis oli kuni 21, on vanemaid vähem nagu üle 7, mis tähendab seda, et ma automaatselt kuulun Forever Young kategooriasse. Siis esineme ära. Ja siis ma näen üks härra seal. Ma sain aru, et ta on mingi nagu kohtunik, kes nagu otseselt ei hinda, vaid kontrollib, et kõik oleks paigas. Ja ma näen, kuidas ta seal mingi jutustab kellega ja oli nüüd väga vihane umbes. Ma ei tea, kas just vihane, aga nii. Ja siis ma läksin saali, et hakata filmima meie ühte järgmist Free Flow tiimi. Ja siis öeldakse mingi Free Flow õpetaja, palun tule siia. Meil oleks vaja paari asja arutada. Siis ma olin mingi, aga ma tean, et see on seoses sellega, et me olime selles kategoorias. Nii. Lähen siis sinna, siis ta hakkab pisatama. Miks te olite siin kategoorias? Siis ma seletasin talle. Mul on vähemalt 7 inimest, nagu teile sa praegu seletasin ära. Ja siis ta on mingi, et kas sa ei näe, et siin on vanemad inimesed? Ja siis ma olengi nagu, et esiteks, mina ei tea ette, mis tantsijad siia tulevad. Mina läksin reeglite järgi, ma olen Forever Young kategooria, isegi kui me ei ole Forever Young. Aga kuna teil on vanuse piirang pandud nii haige, siis ma pean olema Forever Young, eks ju. Nii, siis ma seletasin talle ära, et nagu 7 on ju väga suur. Ma saan aru, et ma 1-2, eks ju, siis ma ikkagi läheks adultsi. Kuna oli 7, siis ma pidin minema sinna. Siis ta oli mingi, et aga 7 on umbes ikkagi päris hea arv, et ikkagi. Ja ma olin mingi, honey, I'm just following the rules, okay? Nii. Ja siis ta hakkas rääkima, teiseks, teil oli üks ropsõna nagu ühel teisel tiimil meist. Ja siis ma olen mingi, et ma ei tea sellest midagi, ma olen täiesti kindel, et nad ikkagi nagu kasutasid selliseid nagu, ma üritan mitte ingliskeelset väljendit kasutada, aga clean versiooni, puhast versiooni, ma ei saa öelda niimoodi. Öeldakse siis clean versioon selle kohta, et see ei ole ropp. Nii, siis ma olen mingi, ja esiteks, ma saan aru, ta oli mingi, et me teeme seda laste jaoks. Kui see on täiskasvanute kategooria, siis see üks väike ropsõna, ma arvan, et see on okei. Ma saan aru, et sul on 8-aastased laval ja nad on mingi, ma ei hakka nüüd roppusi ütlema. Ja, vot, nii. Ja siis ta hakkab rääkima, et mingi üks treener oli laval, kes ei oleks pidanud olema laval, beginneritega. Siis ma seletasin talle lahti, et ta ju helistas ise korraldajatele, et küsida, mida selles olukorras teha. Ja siis korraldajad olid, tule sinna. Ja siis ma ütlesin talle, et aga ta ju rääkis korraldajaga. Ja siis ta ütleb umbes selle naise kohta, et mingi, ei, ära kuula teda, et umbes mingi, et mingi ma pean siin ikka mingi reeglid paika panema. Ja siis ma olin lihtsalt mingi, what the heck, nagu see rikkus mu kogu elamus ära, sest nagu mina olen järginud reegleid, ma olen oma töö ära teinud. See, et siin võistlustel on lihtsalt mingi jama tehtud, siis nagu see ei ole minu probleem. See oli väga ebameeldiv, ütlen ausalt. Ja kogu selle põhjal ma ei läheks sinna võistlustele uuesti. Et nagu mina teen enda poolt kõik õigesti ja siis minust tehakse see, et nagu, et you're the bad guy. Siis ma olen lihtsalt mingi, I'm just following the rules. Ja siis nagu ongi see, et sellistes olukordades ma üritan olla hästi viisakas ja rahulik, aga kui tema on
keevavereline, siis ma ei saa sinna midagi parata. Ma ei ole see inimene, kes on mingi, et hästi rahulikult nii, ma peegeldan. Kui sa oled minu kõel, ma olen sinu kõel vastu. Ja siis ta ütleski, I'm just doing my job. Ja ma ütlesin talle vastu, I'm just following the rules. Siis ta oli mingi, okay, you have a mingi nice, mingi tõe, siis ma lihtsalt mingi, thank you. Et nagu, isegi kui sa oled kohtunik, siis see ei anna sulle õigust teha selliseid asju. Ja see, et ta nagu tegi korraldajad maha. Kui korraldajad on pannud sellised reeglid, siis on nii, sa ei tule siin hakkama mingi ümberkorraldusi tegema, et mingi ei, siis ta ei tege mingi, ma pean mingi järgmisel aastal mingi, istu maha, rahune. Ühesõnaga, mõtlesin, et ma olen teiega aus, sest et võib-olla ei näe sellised asju, enamus teist võib-olla ei teagi tantsimisest nagu väga nii palju, et miski nendest tantsuvõistlustes mulle lihtsalt ei meeldi. Ma ei oska seda seletada, aga nagu mulle meeldib see sõit sinna, see olemine oma õpilastega, laval olemine, kõik on tore, aga mingi korralduslik pool alati rikub selle minu jaoks ära. Ja ma räägin, ma oskan väga hästi kaotada, nagu don't get me wrong. Kui ma näen ebaõiglust, siis ma ei ole vait ja siis ma ei ole mingi, vaid ma stand up, eks ole. Tõesti, Happy Dancers, kui te tahate edaspidi selliseid olukordi vältida, siis Forever Young ei ole kohe kindlasti alates 22. Kindlasti 21. Ma ei tea, mis see värk seal oli, aga jah, nii et lihtsalt mõtlesin, ma jagan teiega sellist ebameeldivat olukorda. Aga ma olen väga rahul sellega, et me saame 3. koha. No ma oleks tahtnud 2. kohta, ütlen ausalt, aga las ta olla. Liiga ahneks ei tasu ka minna. Teeme siis aga selle märkmiku ja siis lähme magama. Kirjuta üles 3 asja, millele oledki tänulikum. Grupid. Panen sulgudes tantsu, muidu keegi ei saa aru tantsu. Siis tantsimine. Üks asi, mis mulle võistluste puhul meeldib, on see, kui palju sa näed andekaid tantsijad, kuidas naudivad laval olemist ja tegelikult saab täiega inspiratsiooni sellistelt üritustelt. Ja 3. et me saime 2. koha. Et me saime 3. koha. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Seisa enda eest. Millise meeldiva tegevuse oled unarusse jätnud? Puslade kokkupanemine. Võt, nii et ma lähen nüüd magama ja räägime homme uuesti. Tere hommikust, käes on pühapäev ja mul on täna väga pikk trennide päev. Võtsin kohe oma selle spordijoogi kaasa, sest et hear me out. Nii. Mul hakkab commercial 2 tundi, siis mul on 2 tundi pausi. Selle pausis ma pean kindlasti venitama ära juba, sest et ma muidu õhtul ei jõua. Sest et siis mul on strip 2 tundi ja siis mul on kohe otsa proov, mis on ilmselt võib-olla kuni 11-ni. Ja see proov on siis sellega, et see treener, kellega ma siis esimest korda treenisin Free Flows, ta teeb siis sellise nagu trip down memory lane, ehk siis vanade kavade üks väikse kombo, aga nagu show. Ja ta kutsus kõik vanad tantsijad kohale, kes siis olid sellel ajal ja nii paljud tulevad ja täitsa crazy on nagu näha neid kõiki nüüd ühes ruumis olla, mingi me tantsisime koos mingi 7 aastat tagasi ja me siis teeme sellise vanade aegade mälestuseks sellise väikse tantsukese, kus me kasutame siis mingid vanusikavasi, millega mina kasvasin üles Free Flows, mis oli minu esimesed kavad, minu esimesed võistluskavad. Ühesõnaga, see tuleb väga tore ja ma olen väga elavil. Nii et tuleb pikk päev, aga I am gonna enjoy this, okay? On juba 1 öösel. Ma jõudsin peale 12 koju. See oli crazy päev. Aga selestustrennides läks mul väga hästi. Saime nii palju asju jälle tehtud. Proov, mis meil siis õhtul oli, see oli nagu
nii crazy, et sa vaatad need inimesed, oh my god, me tantsisime mingi 7 aastat tagasi koos, nagu nii äge oli vaadata, kus me lihtsalt kõik tuleme kohale või nagu kokku, et tantsida vanukavu. See oli selline äge ja võimas tunne, aga ma olin lihtsalt nii väsinud ka, et ma ei saanud seda hinnata nii hästi ja, aga see oli nii tore. Jah, aga see lõppeski peale 11. Ja siis läks aega, et tulla sealt ära või veel jäime arutama mingeid asju. Teeme selle märkmiku. Kirjuta üles 3 asja, mis täna õnnelikuks tegid. Trennid, agigruppide kokkutulek. Jah, see oli mu treener Agi siis. Nii. Tantsimine üleüldiselt. Ilus mõtlemine tänasest päevast kaasa võtad. Hoia oma sõprussuhteid. Kas mõni eelnev kogemus defineerib sind ega lase edasi areneda? Ütleks, et kogu see meeste teema ja siis see võistluste draama. See on nagu see, et ma kinda nagu tunnen, et meeste draama, sinna ma ei viitsi laskuda, aga kogu see tantsuvärk. Ma ikkagi tunnen, et minuga tehti ülekohut nendel eelmistel võistlustel nüüd siin eile, et ma ei käitunud kuidagi moodi valesti ja ma tunnen, et ma seisin enda eest ja ma tegin reeglite järgi. No täna tuleks välja, et ma oleks ikkagi pidanud minema oma grupiga automaatselt adult kategooriasse. Minu point on aga selles, et ma lihtsalt olen väga selline inimene, kes järgib reegleid. Kui reeglites on niimoodi kirjas, ma ei hakka ise oma voli lihtsalt muutma asju. Sest nagu I'm not that person. Et nagu isegi kui mulle tundub loogilisem, siis ma olen mingi aga those are the rules. Ja sellest see kindlasti on minu blessing and the curse, et ma nagu ei näe suuremat pilti, vaid ma lähengi hästi reeglite põhiselt. Ma olen nii väsinud, ma olen emotsionaalselt väsinud, ma olen füüsiliselt väsinud ja lihtsalt tahaks tööta minna. Ma ostsin uue koti, tahate näha või? Oodake, ma ootan vastuseid. Oh my god, ma olen nii veider. Okei, ma näitan teile. Okei, sorry, ma ei saa näidata, joosab ma kapsel peal. Siis ei saa. Ühesõnaga on ikka must. Jah. Okei, ma lähen magama ära, muidu ma jäängi siia teiega heietama ja räägime homme edasi. Tere hommikust! Käes on esmaspäev. Ma loodan, et mind on kuulda, sest tegelikult on natuke tuuline. Meie liigume siis, mina liigun siis hetkel jõusaali. Enne seda ma käin Kristiinest läbi, sellepärast, et mulle on tulnud pakk. Ma ei tea, mis see on. Ma arvan, et see on garneeripakk, sest et mind miski muu ei oota. Välja arvatud kostüümid, aga need, ma arvan, jõuavad alles jätta. Siis ma lähen free-flosse, mul on selleks äratund ja siis õhtul on mis hüppab. Saanud 1 ja mis ma tegin, te küsite. Ütleme nii, et mul oli pikalt mõttes, et ma tahan Eurovisiooni videot teha ja siis ma kuidagi täna saan aru, et aga kui ma seda tahan teha, siis ma selle filmima ära homme. Aga mul ei olnud eeltööd tehtud niimoodi, ma olen ainult korra põhimõtteliselt kuulanud kõiki laule ja siis ma terve õhtu otsisin mingeid fakte, kuulasin ja ma jõudsin niimoodi, mul jäi mingi 8 riiki veel teha ja siis mõtlesin, et ma teen seda hommikul, enne kui ma filmin. Nii et ma valmistusin siis täna õhtul homseks video filmimiseks ette. Ja ma olen juba nii väsinud kell 1, mul silmad hoivad kinni, need on nii valusad, sest ma olen terve aegselt nii computeris, eks ju. Aga ma mõtlesin, et ma märkmiku ei tee, lasta alla. Küll aga tahaks öelda, et mul oli täna väga raske päev. Ma tundsin, et kõik asjad läksid valesti ja kõik asjad ärritasid mind ja ma tundsin ennast nagu niisugune tunne oli, et ma tahtsin lihtsalt nagu niimoodi teha ja olla mingi. Lihtsalt praegu toimuvad siin elus asjad, millega ma olen rahul, ütleme nii. Ja. Tere hommikust, käes on teisipäev ja mina olen ära filminud juba ühe video.
ma filmisin siis praegu Eurovisiooni video ära ja ma olen täiesti ära unustanud, kui väsitav on videote filmimine. Vlogide tegemine on üks asi, aga niimoodi sa võtadki aja maha, istud tunniks ajaks ja räägid. See on nii väsitav. Ja tegelikult ma tahtsin jõusaali minna, aga mul on nagu ma olen täiesti nagu tühi praegu energiast. Et ma mõtlesin, et ma ikkagi täna ei lähe, vaid õhtul venitan kodus. Sest et ma ei saa aru, ma vist ei lähe täna girli trenni. Ma esinen girliga, aga ma esinen ainult niimoodi, et ma tulen ainult lõpust sisse. No, panid täpad imme peale, oi sa tiburulik. Nii, see on minu tänane video siis. 8 minutes stretch for sleepless. Let's go! Tere tulemast Maariti räntimisnurka. Loodan, et te naudite seda sama palju kui mina, sest mul on vaja ennast tühjaks rääkida ja oma vihast lahti saada, nii et aitäh teile. Mida ma olen aastate jooksul õppinud, on see, et ma ei ole perfektsionist, aga ma tahan, et inimesed, kellega mina koostööd teen, teevad asja sama tõsiselt nagu mina. Et nad võtavad seda tõsiselt, nad pingutavad, nad näevad vaeva ja nad on töökad. Ja ma ei salli mingit loorbertamist, mis see sõna on, nagu passimist, nagu uisapäisad tegemist, kui sa tee korralikult, aga jätkuvalt ma ei ole perfektsionist, aga siiski, et nagu be in it or not at all. Ja ma saan aru, et mida aeg edasi, seda rohkem hakkab mind häirima teiste inimeste tööeetika, kelle puhul ma näen sellist asja, et nemad tahaksid võib-olla võimalikult vähe teha ja niimoodi, et lihtsalt saaks midagi tehtud. Ja see häirib mind, sest kui mina võtan kellegi endale kuskile projekti või asja, siis mina eeldan, et need inimesed panustavad sama palju kui mina. Ja ma olen aru saanud, et inimesed ei tee seda niimoodi, nagu ma eeldan. Ja ma olen hakanud enda ees seisma need viimased aastad. Kunagi ma oleks olnud mingi, aga nüüd ma olen mingi tead ei. Ja see on ka üks põhjuseid, miks ma otsustasin, et ma sügisest teen oma commercial ja hip-hopi advanced grupiks. Et mul oleks seal koos täpselt samade huvidega inimesed, kes tahavad täpselt samu tulemusi, samamoodi areneda, olla töökad. Ja ma ei viitsi neid, kes nagu käivad niimoodi, et kus jumal juhatab, eks ju, ma ei viitsi rohkem seda teha. Siis me saime võistluste tulemused, eks ju. Ja ma lihtsalt ma ei suuda olla vait, kui reaalsus on see, et kui ma näen, et on kava, kus tehakse niimoodi, ma ei hakkaski näitama, vahet pole, tehakse niimoodi 1 ja 2, 3 ja 4 ja isegi tantsitakse seda sünkroonist väljas ja nad saavad samad tehnikapunktid ja samad mingi, ma ei tea, koreograafia punktid nagu meie, siis mul on väga palju küsimusi. Ja lihtsalt ma tunnen, et võistlused on nii rigged asi, nagu lihtsalt, vaat see on põhjus, miks ma kunagi otsustasin, et ma ei taha võistlustel käia, sest et ma saan aru, et see kogemus ja nii on väga tore, aga koreograafina on see täiega selline nagu, et kui ma muidu usun täiega sellest, mis ma teen ja ma tean, et ma teen head asja või enda jaoks teen head asja ja ma olen väga rahul sellega, siis see paneb alati mulle põntsu, nagu mina poleks piisavalt vaeva näinud, nagu mul oleks mingi mõttetu kava, et nagu, ma ei tea, see minu arust täiega lõhub treenereid, see kokkuvõistlustasi, nagu miks me seda ei addressi varem, ei ole addressinud varem, ma ei tea, võib-olla lihtsalt ma olen liiga emotsionaalne nende võistluste jaoks ja see ei sobi mulle. Ma ei tea, mul on kuidagi praegu selline periood, kus ma tunnen, et nagu kõik on kuidagi valesti või nagu ma ei tea. Ühesõnaga, mulle ei meeldi muutused. Muutused ei ole minu sõbrad, ma ei taha muutusi. Ainult siis, kui ma ise otsustan, et see muutus tuleb. Mitte siis, kui keegi teine teeb seda nagu minu eest. Et nagu, ja ma kardan muutusi ja ma tunnen, et need tulevad. Need on juba tulnud ja mulle ei meeldi need ja ma lihtsalt, ma ei tea, see aasta on olnud ütleme nii kohutav. Et kui ma võrdlen seda aastat ja eelmisi paare aastaid, siis tõesti suht pointless aasta on olnud, ütleme nii. Ma ei tea, ma olen praegu nii negative, Nancy, I am so sorry. Ma kriini kõigest, reaalselt. Ma pean maha rahunema. Siis ma aina rohkem hakkan mõtlema suvele, et nagu ma väga kardan seda suve, sest et kuna Free Flow kolib, siis ma ei tea, kas ma saan trenne anda, sest kui me kolime samal ajal, siis kui saalid ei ole isegi valmis, kuna neid peaks hakkama alles ehitama.
siis nagu väga suur osa minu sissetulekust nagu kaob ära ja ega mul esinemisi ka nüüd nii palju ei ole. Et siis ma olengi mingi ja siis ongi see, et Grit saatis just mingi tantsulaagri, mis näeb nii äge välja, aga see tuleks nagu mingi tonnane trip ja ma lihtsalt olengi nagu I can't afford it nagu selles mõttes, et kui ma ei tea, mis must suvest saab, siis ma ei julge teha selliseid otsuseid, et teeme mingi tonnase tripi, aga samal ajal pead veel elama ka ja kõige eest maksma ja siis ma olengi mingi ja võt sellestel hetkedel ma tihkan seda, et ma elan üksi, sest et nagu paratamatult ma pean olema see tark täiskasvanud inimene, kes peab mõtlema, et ei saa päris teha selliseid kulutusi, sest et Maarit, sa ikkagi elad üksi. Sa vastutad kõikidest asjadest üksi. Üks positiivne asi on see, et mul nahk on hakanud jälle paremaks minema. Ja I am telling you, ma tean, milles asi on. Jõudsin poole peale oma tervisepüramiidi taimsed vürtsid vitamiinidega. Ja ma mõtlesingi, et eelmine kord oli ka nii, et umbes jõudsin kuuriga poole peale ja siis ma hakkasin nägema, et teem näonahk tõmbas järsku täiega nagu selgeks. Ja praegu on sama asi. Ma olen poole peal ja järsku lihtsalt punnid nagu kaavad nagu niimoodi. Nii et, girls, teil ei ole mitte midagi kaotada. See ei ole skincare, see on lihtsalt vitamiin. Ehk siis see ei ole seda, et oh my god, ära katseta nii palju skincare, sa ei peagi. Proovi sellist asja nagu oota, ma näitan teile. Kui sul on praegu mingi korralikum akne või rohkem põletikuline, siis palun tee selle vitamiinikuur. Siin on 30 kapslit. Võtad 2 tükki päevas, ehk siis 15 päeva. See oli isegi 6 aega, see on 15 päeva. Ja reaalselt. Okei, ma olen rohkem kui pool, sorry. Mul on siin jäänud, kohe loeme, 5 päeva veel. Eks ma olen teinud 10 päeva ära. Okei, aga teeme siis selle märkmiku ja siis ma lähen magama, sest et kui sul on paha tuju, siis mine magama, sest et siis, kui sa ärkad, siis peaks olema hommikul hea tuju. See on minu loogika. Nii, kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Miisude koosolek, Eurovisiooni video filmimine, panen loomad. Üks neiu tõi oma koera täna kontorisse, siis me nagu seal olime, siis Joosep on nii nonju, ühesõnaga ma armastan loomi. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks üks asja, sa ei pea tundma ennast halvasti, kui teised ei vasta sinu ootustele. Kas sul on suhteid, mida tahaksid parandada või arendada? Parandada, ma tunnen, et minul endal on oma sõbrannadega head suhted. Ja jätkuvalt asi, millest ma olen jälle aru saanud. Vot mina ei ole see sõbranna, kes iga päev kirjutaks. Ma ei ole see sõbranna, kes küsib iga päev või mingi aja tagant, kuidas sul läheb. Ei ole see inimene. Mina olen see inimene, kes lepib sinuga millalgi kokku, et võiks kokku saada, saame kokku ja siis me räägime tühjaks sellest. Ja that's the person I am. Vahepeal, kui mul on midagi öelda, siis muidugi ma ütlen mingi, omegad, kas sa nägid mingi tõlle? Aga see, et mingi igapäevane suhtlus, I don't do that. Ja õnneks on mul täpselt sellised sõbrannad, kes on vist aru saanud sellest, et see on niimoodi ja kedagi see ei häiri ja sest ma ei kujutaks ette, et mul nagu oleks inimene, kellega ma nagu iga päev suhtlen. Okei, võib-olla ma arvan, et ma Griti ja Simonaga kuidagi lihtsalt satun suhtlema iga päev, aga nagu niimoodi umbes keegi saadab kellel mingi riilsi, siis keegi, ma ei tea, kirjutab midagi, siis, aga see ei ole see, et mingi, mis täna teete, kuidas läheb, sellist asja ei ole kunagi, pigem nagu see nagu conversation ei lõppe kunagi, vaid lihtsalt aeg jätkub, ma ei tea. Teistega võib-olla mitte nii palju, lihtsalt kuna me oleme samas valdkonnas ja puutume väga tihti kokku, siis kuidagi on lihtsalt niimoodi läinud. Mõtleksin, et hetkel ei ole. Ma üritan mõelda headele asjadele, nagu näiteks sellele, et täpselt nädala pärast on Eurovisioon. Jah, võt. Tere hommikust, käes on kolmapäev, Lotto kolmapäev. Ja mul on täna selline natuke chillin päev. Ma lähen hetkel pakkidele järgi, mul tulid kostüümid, mul on veel stripikostüümid siis, mis on tulemata. Need ma alles tellisin. Aga juba tulid esimesed pakid, lähen toon need ära, lähengi Free Flow'sse, siis meil on üks väike proov stripitantsu jaoks, kus on paaristants. Ja siis mul on venitustund ja siis Simona ja Grit tulevad teevad minuga proovi. Nimelt, mul oli üks stripikava, mida ma lihtsalt nii väga kujutsin ette, kuidas ma tantsiksin seda Simona ja Gritiga.
ja juba kujutasin ette, kuidas me filmiks seda, kuidas oleksid kaadrite vahetused ja ma olin mingi, aga why not? Ja siis ma pitchisin neile selle idee ja nad olid mingi davai. Nii et me nüüd siis õpime seda täna ja siis arutame kõik detailid läbi. Ja siis ma tulen koju ja siis Kaisa tuleb me juurde. Ja siis me tahame mängida GTA-d. Nii, meil on siis sellised püksid stripis. Väga hästi istusid jalas, nii et see läks hästi praegu. Ja siis sellised läbipaistvad mustad meshkindad. Oot. Auto. No nii, kell on saanud 12. Kui te küsite, kuidas siis täna läks, siis tegelikult mul oli täna suht nagu rahulik päev. Me saime siis lõpuks Simona ja Kritiga proovi teha. Ma sain sellega ma pildi, et mis ma umbes tahaksin sellest kõigest. Et ma tahaks nagu hästi lihtsaks kõike teha. Niimoodi, et nagu kõik on nagu selle põhimõttega, et lihtsuses peitub võlu. Nii et ma nüüd mõtlen veid seda kostüümivärki ja seda kus filmida ja tuleb ikkagi väga tore. Ja siis mängisimegi Kaisaga Playstat. Mängisime GTA-d. Ja me oleme nii lähedal, et saada järgmisesse linna. Ja ühesõnaga nii, natuke gamer jutudel. Nii. Minul on PlayStation 2, ma tean. Te mõtlete, et issam, mis dinosaurus sul veel seal kodus on. I know. Aga see oli kunagi minu sünnipäeva kingitus ja meil on Kaisaga lihtsalt siis nagu teema, et me mängime neid mänge, kunagi mängisime rohkem, siis tuli elu vahele, saime täiskasvanuteks ja siis nüüd niimoodi harva aastas mingi 2 korda mängima koos paar missiooni. Ja siis ongi see, et mul oli, minu kõige esimene mäng oligi GTA Liberty City Stories. Ja kuna mul kunagi ei olnud mälukaarti, siis ma ei saanud seda mitte kunagi lõpuni mängida, sest nagu kui sul ei ole mälukaarti, siis põhimõtteliselt, kui sa paned kinni mängu, siis sa pead otsast peale alustama. Ja me kunagi tegime nii, et me saime teise linna ja siis me tegime seal mingi 1-2 missiooni ja siis oli juba kell nii palju, et me panime selle mängu kinni. Et nagu ma sain selle tunde korra kätte, mis tunnen teise linna minna. Kes kõik on GTA-d mänginud, te teate, kui hea tunnen see, kui sa avad teise linna. Oh my god. Ja nüüd ongi nii, et me vaatasime, et 2 missiooni kaugusel oleme uuest linnast või noh. Ja siis sealt, kui teha veel paar missiooni, siis on see, et ma tõesti ei tea, mis siit edasi tuleb, sest me pole nii kaugele mitte kunagi jõudnud. Nii et väga exciting. Jõudsin väga paljud asjadega järjele, mis on väga tore, aga nii paljud asjadega on vaja veel jõuda. Aga õnneks ma tean, et mul tuleb väga nagu chill homne, üleülehomne, et ma usun, et ma jõuan kõige selle ajaga jõuan oma asjadega täielikult järgi. Eks siis näis. Teeme siis väärtnikku. Kiiruti üles 3 asja, millele oled kõige tänulikum. Ma ütleks Kaisa. Tegelikult võiks mõelda siin alga tegelikult mõlemaid Kaisasi. Nii et ma ütleks, et Kaisa, mõlemad Kaisad, you know. Siis Simona ja Kriit. Kuulge, teate, mis ma panen? Ma panen lihtsalt kõik 3 panen nimed. Kaisa, Simona, Kriit. Ja nii ongi, ma olen neile väga tänulik. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Väga oluline on nautida päriselt oma sõprade seltskonda. Ja kas sa teadvustad ja tähistad oma võite? Absoluutselt. Tere hommikust, käes on neljapäev ja minul algab päev 1 eratunniga. Siis mul on massaaž ja siis ma lähen ühe filmiisikale, ma kohe ütlen teile, mis täpsemalt. Metsik teemant. Metsik teemant jutustab loo 19-aastasest julgest ja impulsiivsest Lianest, mis iganes, kes elab koos ema ja nooremaga Lõuna-Prantsusmaal. Ajendatuna ihast olla ideaalne ja soovist olla nähtud, näeb ta tõsielu saates võimalust olla lõpuks armastatud ja märgatud. Hoolimata lähedastele vastuseisust pääseb tüdruk tõsielu saate castingule, kuid mis saab edasi? Vot selline värk. Võid isegi mitu. Selle võrra enam ma tänan, et te kõik täna siia tulite ja otsustasite tulla vaatama seda Euroopa. On aeg õhtuseks jutunurgaks. Alustame sellest, et seal me saime sellised testrid ja see on siis Jean Paul Gaultier
niisugune skandal ja vaadake seda pudelit, see pudel näeb nii äge välja, see on nagu jalad. Ja see lõhn on väga hea. Ta meenutab mulle natukene minu seda Paco Rabanne, ei meenuta vist, issa ma ei tea. Aga ta on väga meeldiv lõhn. Jah, mingi lille ja vanilje segu. Ja ülitore on saada tegelikult selliseid testreid, sellepärast, et kui ongi reisidele minek, siis lihtsalt ei saagi oma lõhnasi kaasa võtta. Siis sa võtadki hoopis sellised sõbrad. Oot. Aga filmist ise rääkides, siis kuidas ma ütlen? Ma ütleks niimoodi, et mõte oli ülihea, millega minna, et teha seda filmi. Et nagu see, et mingi sul noor neiu, kes saab kutse tõsielu saatesse osalema minna, siis ta läheb sinna auditionile ja siis ta nagu ootab seda, et kas ta sai või mitte ja siis lihtsalt vahepeal toimub igast asju tal. Et nagu mingi probleemne neiu, kellel on raske nagu pere, nagu rasked peresuhted ja et ta elab mingite ilustandardite nimel, eks ju, siis et ta teeb neid TikTokke ja ta point on ülihea, aga see teostus jäi veits nagu küsimärgi taha, et nagu liiga laiali valgus minu jaoks, et nagu võtta siis üks see, et ilustandardid ja tahab auditionile minna tõsielu saates osaleda. That's it. Aga siis tal tekkis mingi kutt seal, siis ta käis mingitele meestele tantsimas, siis olid veel mingid kahtlased kaadrid, ühesõnaga, et veits niisugune pillapalla. Ma saan aru, et see, kuna see oli Cannes, kuidas seda hääldatakse, ma ei tea, Cannes filmi, Cannes, ma ei tea, filmifestival, eks ju, siis võib-olla see ongi niisugune kunstipärasem, aga see ei ole päris minu maitse järgi film, küll aga, mis näitab, et see oli põnev ja huvitav film, on see, et ma väga tihti ikkagi enamus kordadest jään kinos magama või siis ma tunnen vähemalt niimoodi, et ma hakkan kohe magama. Mul ei tekkinud seal seda tunnet üldse, sest et sealt oli selline värk, et sa lihtsalt ei saa aru, mis seal toimub ja sa oled lihtsalt nii nagu, et ootad juba, mis saab edasi. Et see, et sa ei tea, mis on järgmine asi filmis, siis see näitab, et see on huvitav film. Sest sellest ta oli huvitav film, aga see mõte veits kadus seal ära, kuna see oli veits nagu jah, laiali. Omega mul tuli meelde, et ma tahtsin üks päev öelda, et mul oli üks vlog, mille ma panin üles, kus apparently mul jäi püksilukk lahti. Keegi kommenteeris, kas teil on püksilukk lahti selle? Nii. Ja kui oligi? I don't care. Ma olen kodus, siin ei ole mitte kedagi. See ei ole see, et ma mingi olin kõik out. Eks mul oli lihtsalt teksad ja siis ma olin nööb kinni, aga lukk oli lahti ja siis ma näitasin midagi. No, I am sorry. Arrest me, officer. Sorry, et ma oma kodus ennast mugavalt tunnen. No tuli selline kaader sisse, siis tuli, noh. Elame üle, eks ole. Nii, see järgmine suur ülesanne on nüüd broneeri endale reis. Meil nagu nii tuleb üks reis, siis tegelikult... Ja, tuleb veel neid mingeid väikseid suusakaid, aga sellest kõigest juba tulevikus. Nii, kirjuta üles 3 asja, mis täna õnnelikuks tegid. Head uudised, filmi vaatamine, kinos käimine, massaaž. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ära muuda ennast mitte kellegi teise pärast. Kas sa tunnustad ennast piisavalt? Muidugi. Minu peamine tunnustusviis on see, et ma ostan endale süüa, mis mulle meeldib. Ehk siis nagu söögi all ma mõtlen rämpsu. Ja, sest ma olen mingi, okay, you deserve it. Ja siis ma ostan järsku iga päev endale krõpsu ja šokolaadi ja jäätist ja mäkki ja ma nüüd tõmban siis magama. Tere hommikust, käes on reede ja tegelikult täna on suht vaba reede. Ainult 2 asja, mis on mul kindlasti vaja teha ja siis üks asi, mida ma tahan teha ja siis, jah. Ühesõnaga, ma alustan päeva sellega, et meil on Petrissi proov. Siis ma olen üks erakas ja siis ongi kohustuslik osa tehtud. Ja siis ma lähen jõusaali ja tulen koju. Ja ma kavatsen täna YouTube video valmis monteerida, koristada, teha koristus challenge'i lõpuni, sest et isegi kui mai algus juba, või juba vaikselt hakkab mai keskpaik tulema millalgi siin nüüd, siis ma olen nagu 2 päeva on jäänud mul tegemata aprillist, et mul näitab, et 29.30. Et ma teen neid vaikselt tasapisi järgi, nii et oleks aeg see lõpuni teha. Jep. Work is almost over, summer's getting closer.
kell on 3 öösel ja aasta vlogger on teie ees. Ma sellest ei teinud õhtul mitte midagi niukest, et seda oleks parem vaadata. Ma monteerisin, sõin, vaatasin telekat ja that's it. Ja kuna ma monteerisin seda videot nii kaua, siis kell oli juba nii palju, et ma ei viitsin seda märkmiku ka täita, nii et saite täna sellise päeva. Aga homme on põnevam päev, ausalt. Nii et tere hommikust, käes on laupäev. Alustame sellest, et ma lähen kõigepealt pakkidele järgi. Mul tulid siis viimased kostüümid. Need ma loodan kõik on hästi korras. Ja siis ma jagan need täna ära, kuna homme stripitüdrukud tulevad ainult nagu oma keskvist treeni tegema, kuna me võistlustele. Et siis ma tahaks, et nad saaks lihtsalt võtta oma paki ja that's it. Ja võt, nii. Ja siis ma lähen Rotermanni Vapianosse. Me tähistame emadepäeva täna. Ma tean, et emadepäev on homme tegelikult, aga jah, kuna me oleme võistlustel, siis me tähistame ette ära. Kaisa ema tuleb ka, kuigi Kaisa ise on reisil, aga me rääkisime, et me tellisime siis mõlemad samast kohast kimbud, tema oma emale, meie oma emale, ja siis ma lähen toon need ära ja siis lähmegi sinna, sööme. Ja siis ma lähen mingi hetk tagasi Free Flow'sse, mul on seal siis vaja ette valmistada neid pakikesi, mul on vaja veel paar asja teha ja siis õhtul meil on selline väike proovikene siis poistega, kuna stripis on siis selline osa, mis on nagu poistega, paaris osa 3 tüdrukul, siis me teeme nagu eraldi proovi selle jaoks. Vot. See on meie stripikostüüm. Seksi. Tere õhtust. Ma olen nii väsinud. Kell on 12. Seletage mulle palun. Miks ma teen nii, et kui ma tean, et ma jõuan koju ja mul on väga vähe aega, et teha ruttu venitus ära, teha ruttu koti pakkimine ja minna magama, siis ma otsustan, et nüüd on õige aeg hakata kodus koristama. Koristasin oma kapis ära mingid kohad, siis ma koristasin suures toas ühes kapis sahtlid ära ja siis oli kõik kell 12 ja ma olin mingi, oh my god, ja ma olen täiesti läbi, sest koristamine võtab läbi. Ja nüüd ma olen lihtsalt mingi, why did I do that? Aga üks point, miks ma seda ka tegin, on see, et okei, ma ütlen selle kohe ette ära, et ma mõtlesin, et ma lõpetan täna vlogi. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen ikka 1 päeva veel, et siis ma saan järgmine vlog öelda, et nagu esmaspäevast algab siis Eurovisiooni nädal. Muidu ma hakkaksin pühapäevast filmi, ma ei viitsi. Et põhjus, miks ma hakkasin koristama on see, et ma viimased nädalad olen siis teinud seda tänu sellele koristus-challenge'ile, et ma viin pühapäeveti asju, mis ma leidsin kodus, mida ma ei taha rohkem, viin siis sinna ja siis pakun õpilastele, et ma ei tea, mul on mingid bluusid või ma ei tea, lambised asjad, nagu ma viisin eelmine nädal riisigaletid, nagu pooliku paki, ühesõnaga nii random asju. Ega tänane kott ikka parem pole. Ja ühesõnaga mul oli see kott nagu poolik, kes ma olin mingi okei, et teeme ruttu mõned sahtlid veel korda, et äkki leiab veel miskit ja leidsingi. Ja mul on reaalselt pakk meresoola seal. Ma ei tee teile nalja. Mul on pakk meresoola seal kotis. Nii et jah. Tänane päev väga edukas. Emadepäev oli tore. Väga ilusad kimbud saime. Siis käisin New Yorkeris, ostsin endale siis uued dressid ja bluusi. Siis tegime Free Flow's proovi. Oota, ma jäin pooleli selle jutuga, et kogusin random asju ja siis pakkusin õpilastele. Siis ma pakkusin välja neile, et teeme nii, et kui kellelgi on samamoodi kodus mingi asjad, mis seisavad, võta homme kaasa. Ja mina olen see auksjoni juht, kes siis, kui sa tahad müüa, siis me müüme. Kui sa tahad tasuta ära anda, siis anname, mina näitan, mis siis on ja siis kes tahab, on mingi ja mina. Vot, nii et teeme seda. Siis ma ütlesin ka neile, et võtku näomaskid kaasa, et teeks õhtul tagasi sõites näomaske. Ma pikalt aga mõtlesin, et kuna need minu grupid, siis tahaks kuidagi neile midagi anda. Ja ma ostsin neile kotide ja hommikubatoone, või need söögibatoone, või vaadake. Nagu, jep, see on täis neid Nesquiki, Siniminise, mis iganes, no siin on sellised variandid. Vot. Ja siis siin on paar restardibatooni ka. Ma mõtlesin, et võib-olla on keegi, kes tahab proteiini rohkem. Ühesõnaga, me sõidame homme Läti võistlustele. Ja siis need on ka meie viimased võistlused sellel hooajal.
ma ütleks, et ma isiklikult lähen sinna selle tundega, et saada uusi kogemusi, sest et see võistlus on väga suur ja ma lihtsalt tunnen, et see on pigem see võistlus, kus sa kasutad aega, et bondida oma inimestega. Vot. Ja. Ma usun, et tuleb väga tore seiklus. Teeme selle märkmiku ära ja siis ma lähen rutututju, sest et mul on 7:30 äratus. Yes. Ja kell on juba mingi 12:30. Nii, kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Pere, trennid ja raha. Ilus mõte, mille tänast päevast kaasa võtad. Ma ütleks taas kord usalda protsessi. Mida naudid reisimise juures kõige enam? Sõpradega aega veetmist, mälestuste loomist, puhkamist, uute kohtade avastamist. Ja usute või mitte, ma olen täiesti läbi ja ikka ma leidsin selle aja, et teha väike venitusvideo. Nii et ma olen väga sihikindel praegu selle ülesandega, mis ma teen, see venitusülesanne. Ja täna on juba siis 10. Ja ma olengi 10 päeva järjest venitanud iga päev. Tere hommikust, kell on, ma ei tea, 8:20 äkki või. Ja meie sõidame täna siis oma gruppidega viimastele võistlustele sellel hooajal. Me läheme siis Lätti, Riiga, World of Dance võistlustele. Nii et ma usun, et tuleb väga tore päev. Muidugi väga pikk päev, sest et reaalselt üks ots sinna on 5 tundi vist või. Ma ei tea, 4,5. Aga lihtsalt see, et kuna seal on mingid teetööd praegu, mingi silt pandi kinni, siis me teeme väikse ringi, siis nagu meil on veel pikem sõit. Nii et juhhei, let's go! Kui laul siia Who's that girl? Slay. Stagnant. 30 years you've been crying. Let's go! Kõik söövad tublid lapsed. Ja kõik koos! Baby, baby, baby! Ma olen jõudnud koju, kell on 1 öösel. Ma jõudsin tegelikult natukene 12 koju. Siis ma jõudsin venitada isegi, saate aru, ma olen selle venitus eesmärgi võtnud ikka väga korralikult ette, sest ma olin väga väsinud. Kell oli juba 12:30. Ma olin mingi, ei, peab venitama. Nii et tegin jälle ühe selle video. Ja, vot. Aga täna oli täpselt selline võistluste päev, nagu ma arvasin, et tuleb. See oli nii tore, nii positiivne. Meil läks väga hästi, nagu ma olen väga rahul sellega, mis me tegime. Ma ei tea, kuidagi kõik klappis ja bussisõit sinna tagasi oli sujus jah, mida. Ühesõnaga, et ma olen väga rahul ja ma ei kujutaks ette paremat viisi, kuidas seda hooaega lõpetada, nagu võistlust hooaega. Nii et ongi tehtud. 3 võistlust selja taga ja it's been a roller coaster. Aga ma arvan, et esimese korra kohta läks meil väga hästi. Aga tegelikult on aeg see vlog ka kokku tõmmata. Enne kui tõmbame otsad kokku, siis mis toimub järgmises videos? Kuidas läheb Eurovisioon? Järgmine nädal on Eurovisioon, nii et
Yeah, my favorite time of the year. Kuidas läheb Beatrice'i esinemine? Seda kõike ja palju muud näete juba järgmises videos. Bye!